lehe rahulikult, nagu on. Nii, see asi salvestab. Natukene siia. Nii, see muudkui salvestab, see salvestab ka ilmselt, jah. Okei, teeme helisüngi. Heli on sünkroonitud. Köhime hääle puhtaks. Ja kõigepealt teeme hästi rahulikult tegelikult mõned liigutused, mis isegi ei puutu asjasse. Aga las ma siis teen nad ära. Ei näe seda kuradi ekraani. Talle midagi all, nii näeksin seda paremini. Näen natukene paremini. Mitte ikkagi väga hästi. Vaatame, kas ma saan siit kuidagi muuta seda ekraani eredust. Saan küll muuta, muudame ära nii. Läheme siia tagasi. Koristame kasutajaliides ära. Koristame selle vastiku kaamera ära. Ja joonistame kõigepealt ette siia nüüd teljestiku. Ja vaatame, paneme selle ennem isegi selle värgi paika. Ja thickness võiks olla 1. Ja brightness on tegelikult okei. Nii. Koristame selle liidesele ära. Ja siit hakkame siis tegelikult joonistama siit ülevalt kuskilt. Teeme selle esimese telje siia niimoodi. Ja siit tuli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, kuhugi siiamaani saab tuletada tegelikult mitte kaugemale. Nii, nüüd saame selle zoomida siia natukene paika. Ja siit tegelikult läheb teine selgeks, siis võtame rahulikult aega joonistamiseks, pärast kohe paneme kiiremaks. No nii. See läks nüüd natukene pekki. Mis tost? Nii teeme seda veel mitu korda ilmselt. Nii. Ja siis üritame teha siia ka selle sügavustelje. Valmis. Siia saaks joonistada selle Zeppelini moodi asja siis. Siin nõuab natukene sellist
Tere tulemast Tapa kesklinna, head arvamuskultuuri inimesed. Mina olen Daniel Raudsepp ja räägin teile nüüd 3 minutit sellest, mida ma teeksin arvamusfestivali eestvedajana. Alustame uuesti. Tere, head arvamusfestivali inimesed. Tere tulemast Tapa kesklinna. Minu nimi on Daniel Raudsepp ja räägin teile nüüd 3 minutit sellest, mida teeksin arvamusfestivali eestvedajana. Kõigepealt, kui ma mõtlen arvamusfestivalist, siis ma mõtlen umbes 3 dimensioonist. Tegelikult on neid rohkem, aga need 3 on vast kõige olulisemad. Kõigepealt, kui me vaatame otsa sellele pildile, siis me näeme seda, et arvamusfestivalil on mingi kiire mõju. Ehk siis see kiire mõju on minu meelest see kõik, mis juhtub konkreetsete diskussioonide tulemusena. Inimesed lepivad midagi kokku, midagi päriselt muutub sellepärast, et midagi arutati arvamusfestivalil. Ja see on minul siin selle pildi peal vertikaalne telg. Kiire mõju. Mõju. Nii. Ja selle lisaks on siis võib-olla isegi olulisem minu meelest selline mõju nagu sügav mõju. Sügav mõju. Ja sügava mõju all mõtleme seda kõike, mida arvamusfestival teeb Eestis arvamuskultuuriga, meie arutelukultuuriga. Ja see on pikas perspektiivis minu meelest olulisemgi võib-olla kui see, millised on konkreetsed kokkulepped, mis diskussioonidest kohe homme saab. Just see pikaajaline mõju. Ja kui ma mõtlen arvamusfestivalist endast, siis olen kujutanud seda siin ühe sellise õhulaevana. Teeme siia peale selle F-tähe. Suure mõjuga sündmus, mida siis tegelikult pisikeses kondlis või siis selles MTÜs korraldab või aitab vedada pidevalt ja juhtida tegelikult suhteliselt väike hulk inimesi. Meeskond. Ja mida me siis tegelikult, ja siis üks telg on veel loomulikult, ja see telg on iseenesest mõistetavalt aeg. Kui ma mõtlen sellele, mida ma tahaksin siis arvamusfestivali eestvedajana tegelikult teha, siis ma tahaksin, et see õhulaev, dirižaabel, antud juhul siin, liiguks siis tegelikult peamiselt 2 suunas. Ehk siis liiguks kindlasti selle sügava mõju suunas, ehk siis see vektor oleks selline, ja ka kiire mõju suunas, ehk siis mõlemad mõjud kasvaksid. Nüüd, ja seda loomulikult ajas. Nüüd, kui me mõtleme siis sellele, et mida saaks teha selleks, et need kasvaksid. Tegelikult asjad toimivad, ehk siis võib öelda, et arvamusfestivalil on kenasti olemas mootor, vaatame, et siin on siis see mootor, mis tõukab teda edasi ja siis tegelikult ka heelium, mis tõstab teda üles. Ehk siis arvamusfestival ju käib, on, toimetab, töötab. Kas midagi saaks teha paremini? Ma arvan, et arvamusfestival ei vaja niivõrd revolutsiooni, kuid evolutsiooni. Ehk siis usun, et saaks küll teha. Ja mida saaks muuta, on see, et kui me mõtleme sellele sügavale mõjule, siis olen kogenud seda, et inimesed ei suuda oma kogemust väga lihtsalt ühest olukorrast teise üle kanda. Ehk siis arvamusfestivali siis panus arvamuskultuuri arengusse saaks olla suurem, kui me aitaksime seda ülekannet sooritada. Kuidas me võiksime seda teha? Me saaksime seda tegelikult teha niimoodi, et kui me ehitaksime siia külge piltlikult öeldes ühe väikese siis mootori veel, mis siis võiks kanda sellist nime näiteks nagu arvamuskultuuri arendusüksus näiteks või arvamuskultuuri arenguprogramm. Võib-olla arenguprogramm oleks siinkohal isegi parem. Ja mida see arenguprogramm teeks? Tegelikult täpsemalt oleks see arvamuskultuuri arenguprogramm ettevõtetele, ehk siis
arvamusfestival oleks ideaalne platvorm välja töötamaks metoodikad ja teenused, mis aitaksid ettevõtetel ja organisatsioonidel enda sees arvamuskultuuri arendada. Ja ma arvan, et see on väga tähtis. Et see on väga tähtis Eesti edasiminekuks, kuidas me asju arutame ja seda eriti siis professionaalses kontekstis. Pluss on muidugi see, et iga mootor tahab kütust, aga ma usun, et selle mootori puhul võiks see asi olla selline, et see mootor teatud mõttes töötab siis päikeseenergiaga või siis toob ise raha sisse. Ehk siis tegemist võiks olla tasuliste teenustega. Nüüd teine asi, mida ma arvan, võiks kindlasti teha. Kui me vaatame siis veel ühte mootorit, mida minu meelest arvamusfestival küll täna kasutab, aga võiks kasutada palju rohkem, siis see on digi. Ehk siis, nimetame siis seda digimootoriks. Ma arvan, et arvamusfestival peaks ja saaks suurendada enda kohalolu siis nii-öelda digitaalses maailmas senisest enam. Diskussioonid võiksid jõuda palju kiiremini tegelikult võrku üles. Ka pidev kohalolu tegelikult siis nendes erinevates meediakanalites võiks olla arvamusfestivali päris osa. Miks? Seda põhjendan hea meelega eraldi. Seal on teatav vastuolu, kuid ma arvan, et me saame selle netimaailma siis kindlasti arvamusfestivali kasuks tööle panna. Nüüd midagi, mis veel peaks olema? Ühel sellisel dirižaablil. Mina arvan, et ära kuluks labor. Ehk siis tegelikult peaks olema arvamusfestival ja et kui me mõtleme arvamusfestivalist kui arvamuskultuuri arendajast, tegelikult pidevalt sondid väljas, esiteks mõõta enda mõju, aga teistpidi peaksid olema väljas ka sondid selleks, et arendada ja teha katseid, ehk siis proovida erinevaid asju, kuidas saavutada suuremat sügavat mõju, kuidas saavutada suuremat kiiret mõju. Ehk siis üks formaat või platvorm, mille ma välja pakuksin, oleks siis arvamuskultuuri labor või lihtsalt arvamuslabor. Ja arvamusfestivali ei oleks ilma selle meeskonnata. Kindlasti tahan mina seda, et meeskond oleks õnnelik ja hästi hoitud. Aitäh!